tema tegi jah niimoodi, et ta võitis tiitli ära ja läks kohe puhkuma. Et seal tundub, et seal sees on juba asjad väiksed käärima hakanud. Ma arvan, see lekib sinna põrandale sama palju kui see traktor. Et meil MotoGP's käib ikka kõik hoopis teistmoodi. Meil käib hoopis teistmoodi ja täitsa teine mootorratas ja täitsa ei olegi peaaegu, ei olegi Meil rattad ei olegi nii ümmargused, kui need Superbike'il on. Lohisem meeter on umbes tonni, et. Tervist! Täna me alustame oma juubelisaatega, ehk siis meil on 10. saade. Ja täna meil endiselt külalist ei ole. Oleme Hannesega kahekesi. Tänaseks stuudioks on meil Hannese garaaž. Kaamera asub täpselt selle koha peal, kus me 2 aastat tagasi hakkasime ühte Hondat ehitama. Isegi 3 juba või? 2022. 3 jah. 3 aastat tagasi. Et selle koha peal valmis siis see esimene IDM-i Superbike. Siin garaažis on tegelikult ehitatud veelgi väga palju asju, kogu su 20 aastat tagasi valmis siin üks valge BMW võidusõiduauto, millega isa võidu sõitis siis tema viimane võidukas ja võib-olla siis 30 aastat tagasi olid siin Polaris autod seisid samas kohas need, millega isa siis Rootsis võidu käis sõitmas, nii et sama garaaž on ja töös olnud päris kaua. Ja ajalugu on tehtud siin garaažis päris palju, et selja taga seisab meil ka üks huvitav projekt. Mäletan, kui me Saksas käima hakkasime, siis tuli järsku see Porsche traktori lugu ja lõpuks on üks traktor siia tuppa jõudnud. See on vahepeal algosadeks olnud, kokku tagasi pandud. Tossab nüüd palju vähem, kui ta alguses tossas. See on ja meie pimedate talveõhtute veetmise projekt. See ei ole kuskilt otsast nagu vajalik või otstarbekas, aga tunde siia kulub. Ja. Käed sügelevad, siis tuleb teha. Ja. Aga millest täna räägime? Ilmselt GP? GP-st, siis vahepeal Hispaanias on mingid teste toimunud. Oleme noortega trenni teinud, suurtega. Ja siis ega ei olegi. GP põhiliselt ongi. Millest on rääkida, et vahepeal on hooaeg läbi saanud. Meister oli ju enne selge, aga teine 3. koht on, teine oli ka suhteliselt selge, aga see, et Bezzecchi 3. on aasta lõpuks oli, aasta alguses ma ei oodanud üldse, kui Aprilia valis Bezzecchi sinna Martini kõrvale, siis ma nagu ootasin, et Martin hakkab juhtima kogu seda Aprilia projekti, seda programmi, aga kuidagi õnnetute kukkumiste kaudu Martin jäi üldse eemale enamus hooajast. Sõitis võib-olla palju, 3-4 sõitu üldse. Ja Bezzecchi nagu tõusis pinnale kuidagi väga hästi. Et nendel kuidagi mingil hetkel oli see murdepunkt, kus oli niimoodi, et hakkas neid sähvatusi tulema. Ja siis mingist hetkest olid nad nagu kogu aeg ikkagi seal, Bezzecchi oli siis seal ees otsas ikkagi ja noppis aga punkte. Aasta lõpus oli ju ikkagi võitles võidu eest ka siis, kui Mark oli kohal. Isegi Misano aasta keskel oli see, kus Bezzecchi ju sõitis. Marki surus tegelikult sõidu lõpuni. Et Aprilia minu jaoks on suur üllataja olnud see aasta ja Bezzecchi eriti. Ülitugev, ülirahulik ja ülikiire. Sai ju siis endale ka Aprilia MotoGP mootorratta koju. Jah, seda ma ei näinud. Tiimipealikuga oli siis kihlvedu, et kui ta võidab hooaja jooksul 3 sõitu, siis saab ühe GP-pilli endale koju kingituseks. Ja viimasel etapil, viimasel sõidul siis võttis oma 3. võidu ja nüüd sealt tuli ka siis see, et ta pidi siis selle mootorrattaga abielluma, et mis kokku kolima jah, et siis viib selle mootorratta endale koju ja näeb seda iga päev, et pruut võib kindlasti õnnelik olla.
ma arvan, see lekib sinna põrandale sama palju kui see traktor. Bensuais on toas üleval kogu aeg. Jah, need seisvad mootorrattad on head. Kellel tekib idee, et mõnus on teda elutuppa viia ja siis bensiinipaagi tuulutus hingab ikkagi kogu aeg ja aga jah, et apriiliad üldse ju tegelikult siis teine tiim, satelliittiimi on ju ka ikkagi olnud Fernandez eriti Just. on aasta lõpus olnud ja väga kiire ja Aprilia jah, on leidnud midagi, mis neil töötab põhimõtteliselt kõikide sõitjatega, et Martini ei saa nagu praegu lugeda sinna sellepärast, et ta ju on nii palju on ära olnud, et see käisin ise viimasel MotoGP etapil reedest päeva siis vaatamas ka trenne ja seal oli näha ka, et ikkagi enamus mootorratta kurvist tulid välja ülistabiilsetena ja ainukene siis oligi Martini mootorratas, mis ei tahtnud üldse sõita niimoodi kurvist välja nagu teiste omad, et ei teagi, kas ta testis mingeid uusi asju võib-olla juba, kuna oli teada, et ta võib-olla ei jaksa üldse sõitu lõpunigi sõita, mis oligi see, et ta tuli ju maha lõpuks. Et võimalik, et ta juba tegelikult selle võistlusnädala vahetusel testis juba mingeid uusi asju, et otseselt tal püüda ju midagi ei olnud. Ta oli oma see long lap ära teha lihtsalt. Long lap oli vaja ära teha. Uut aastat saaks puhta lehega alustada. Et aga kõrvalt vaates kõik need mootorrattad tundusid kiired, et ei olnud nagu ühtegi sellist, et keegi sõidaks nüüd täiesti teistmoodi või oleks palju kiirem. Ringiaeg muidugi näitas seda, aga silmaga sa sekundid päris ära ei näe ka. Mina ei ole värskeid, ütleme siis, viimati MotoGP mootorrattaid sõitmas nägin äkki 2011, kui oli Saksa või 12 Junior Cupi etapp oli Saksa ringil koos GP-ga. Ja peale seda mina pole nii-öelda päriselus MotoGP mootorrattaid üldse näinud. Ma ei tea, kuidas võrreldes Superbike'i kõrvalt vaadates saad aru, et on kiirem, saad sa... Ja kurvist välja tulles, ütleme sellistest teravatest väljatulekutes, nad sõidavad rohkem otse on ju tänu sellele, et nad lasevad ennast ju madalaks ära. Et Superbike'id on rohkem ikkagi tahavad külges kurvist välja sõita, aga kurvi sisse minekud on nad ikkagi üsna sarnased, et seal nagu ei ütleks, et nüüd üks või teine on kuidagi erinev, et ühtemoodi ikkagi külges minnakse sisse. Aga lärmi teevad rõvedat, et ikkagi kui need punt koos sõidab, siis tahaks jah kõrvatroppe kasutada, et seal kõrval olla. Et Superbike on kuidagi kõrvale leebem vähemalt, et olgugi, et nad on ka ikkagi valjud, aga jah, nendel on jah kuidagi vill koju jäänud, et kõigile need väiksed õllepurgid on seal sumpa otsas ja peavad selle heli maha võtma. Mingi sõel neil ikkagi sees on, sest et siis kui Morbidelli ju seal Espargarol otsa sõitis enne starti. No see oli muidugi... See oli Morbidelli aasta tipp, et... Ja just, et leiab üles selle ainukese mehega, kellega tal suhted väga head ei ole, et siis sõidan enne starti talle lihtsalt tagant otsa. Ja siis oli ju midagi needi katki ja siis minu arust lendas sõel välja sealt. Mingi sitt lendas välja. Espargaro supsist ja... See ja muidugi oli fenomenaalne mees. Nad on jah niigi... Üks video on see, kus nad Kataris kaklevad kuskil trennis, üks lööb teist ja siis on pill lahti ja sõdivad kuskil uudistes kogu aeg ja nüüd leiab. Morbidelli leidis üles selle mehe, kellele tagant sisse sõita. See oleks võinud olla ükskõik kes teine, aga just leidis selle mehe üles. Oma parima sõbra. Aga jah, eks tänu sihukestele asjadele ja palju kukkumisi, et Morbidelli ju see aasta ikkagi kukkus palju, et VR46-le ilmselt finantsiliselt see väga hea ei ole olnud. Et eks tema see koht on ju väga õrna jää peal, et kui nüüd keegi Ducatisse tahab liikuda siin, kas Fabio või Acosta näiteks, et siis see on ilmselt esimene mees, kellele öeldakse, et sina pead nüüd koju jääma. Sest et ülejäänud on ju tegelikult Ducatis ikkagi suhteliselt nende koht on nagu korras, kui nad ise just ei taha ära minna. Et
järgmine aasta on veel, ütleme, peaks olema suht sihuke stabiilne ja kõik teavad, et Ducati on tugev, aga 27, kui tulevad uued reeglid, uued rehvid, siis on täielik loterii, kelle mootorratas kõige parem on, kelle pakett kõige parem on, et ei ole nagu alust arvata, et Ducati peaks nõrk olema, see 27, et neil on need inimesed on samad, kes selle tänase mootorratta on nii hästi sõitma pannud, on ju. Miks nad ei peaks suutma seda teha ka? Noh, see Superbike sõidab ju hästi, Pirelli info on ju neil kõik olemas, Bulega on ju nüüd ju ka nende ametlik testisõitja, et kindlasti nad teevad head tööd, et ja Ducati on minu arust üks väheseid tootjaid siis, kellel on mõlemad projektid täiesti sama katuse all. See Superbike'i projekt ja GP projekt on nagu samast uksest lähevad sisse Ducati Corses on ju, et ülejäänud tootjad, Aprilial ei ole üldse sellist tõsiseltvõetavat Superbike'i projekti on ju. Ei, et ainult see, mis Itaalias sõidab, see ongi nende kõige tõsiseltvõetavam, et kõik muu rõhk on GP peal ainult, et Honda on ka Superbike'i pool ikkagi on nagu sihuke eraldi asi täiesti. Eraldi asi on ja eraldi struktuur, jamu samamoodi, kõigil on see Superbike'i projekt on kellegi teise hallata, aga Ducati vähemalt tundub, et teeb seda nagu täiesti päris tehase meeskonnana, et siis neil võiks olla päris kõva eelis ka seda infot kasutada, siis mis neil Superbike'ist on tulnud, et see, kui need ride-height device'id nagu natukene, ütleme, vähemaks kaovad, on ju 27 ja aerot vähemaks, et need mootorrattad ilmselt lähevad Superbike'i suunas rohkem. Ja võib-olla jah, et muidu on see, et need Superbike'id tulevad alati, et see GP tehnoloogia jõuab paar aastat hiljem Superbike'ideni. Need võib-olla teevad nagu vastupidise sammu, et see kuidagi tõmmatakse seda hoogu maha nagu rohkem, et seda arendushoogu nagu, et neid vidinaid liiga palju sinna mootorratta külge ei saaks, et see sõitmine ise juba nagu on see, et täna on tuules sõitmine juba väga keeruline, et see teeb ka selle sõidu natukene ebahuvitavamaks, et võetakse järjekorra number ja siis hakatakse ootama, kuidas see rehvi kestus on ja nii lõpuks need kohad ära jagatakse, aga sellist surumist nagu Superbike'is Topraki ja Bulega vahel oli, et siukseid sõite tahaks näha nagu rohkem, et okei, jah, meil oli äge ta lõpuga sõit oli ka Portimaos MotoGP-s, kus ikkagi viimase kurvini käis võitlus, et jah, siukseid sõite nagu rahvas ootab rohkem kui see, et paneme neid asju hästi palju külge ja siis kellelgi need asjad töötavad hästi ja siis ta sõidab minema lihtsalt. Praegu jah, need MotoGP mootorrattad tunduvad nagu see sõitja on natuke reisija seal peal, on ju. See mootorratas sõidab sõitjaga, mitte sõitja ei sõida mootorrattaga. Superbike tundub, et on palju rohkem kontrolli all, sõitja kontrolli all nagu. Et GP mootorratas ja kuna seal on nii palju jõudu, nii head pidurid, siis on vaja lihtsalt otse seisma jääda ja otse kurvist minema saada. Et see kurvi kiirus ei ole nagu nii oluline ja see, kui hästi sa suudad kurvi siseneda, see ei ole nagu, selle peale ei mängita, kuna sul on see 300 hobujõudu, mis on vaja lihtsalt maha saada kuidagi ja minema kurvist. Et nagu ka Toprak siis oma esimeses ametlikus testis, mis siis oli, siis ka ju talle kogu aeg surutas seda peale, et sa ei saa pidurdada nii nagu Pirelliga, et sa ei saa pidurdada nii nagu Superbike'iga, et see näitab seda, et tegelikult võiks olla palju huvitavam, kui nad saaks pidurdada nii, nagu nad tahavad pidurdada, et ma loodan, et Toprak toob sinna sellist uut mõtlemist, uut elu, et nagu Kenangi kõrvalt ütles, et see ei olnud Topraki sõit, mida seal testides nähti, et tal on veel, et ta sõitis ettevaatlikult, kuna üks mootorratas oli tal ainult, et ta ei saanud seda põõsasse visata, et väga kindla peale kogus ringe ja tegelikult ringi aeg ei olnud üldse paha, et arvestades seda,
esimene test üldse, et siis loodame, et ta saab järgnevate testidega oma selle enesekindluse ja kuskil nii-öelda, kus väga suurt publikut ei ole, saab selle tunde kätte ja me ikkagi näeme pidurdamas teda nagu pidurdama peab ja neid mööda sõite tegemas, et Toprakil on huvitav käik, kõik asjad kokku minu arust, et tema võistlusinsener ei jää BMW-sse, läheb ka MotoGP-sse, aga ei lähe Toprakiga koos, vaid läheb Binderi võistlusinseneriks. Läheb muu tiimi infot koguma lihtsalt. Jah, võib-olla jah. Aga Toprakil jah, saab olema selles mõttes raske, et ikkagi tundub nagu seal Paddockil on see suhtumine, et see Superbike'i mehed on nagu lollid ja ei tea mootorrattaga sõitmisest eriti. Et meil MotoGP's käib ikka kõik hoopis teistmoodi. Meil käib hoopis teistmoodi ja täitsa teine mootorratas ja täitsa ei olegi peaaegu, ei olegi kaks rattad ei olegi nii ümmargused, kui need Superbike'il on. Ma arvan, et tema üks tugevus või üks hea külg on see, et tal on kõrval Kenan, kes on suhteliselt karmi käega selliste asjade suhtes. Ja kui nad suutsid panna BMW tegelikult sõitma esimesest hooajast alates, siis võiks loota, et nad suudavad seda ka GP-s teha. Ja see minek ka, et alguses ma olin nagu kahe vahel, kas see on tal hea otsus minna selleks aastaks, kus on Michelin ja siis täna sellised mootorrattad nagu on. Aga praeguseks ma olen nagu kuidagi jõudnud sinna, et ma arvan, et see oli täpselt õige otsus õppida rajad selgeks ilma tegelikult väga suure surveta, et selleks, et ta saaks oma järgmise hooaja nagu lugeda edukaks, ta peab olema ees võib-olla rinsist. Ja kui ta on rinsist ees, siis tal on juba kõik vaatavad, et ongi hästi, et jamu ongi seal kohas ja Toprak ei ole ka see mees, kes lihtsalt kukuks nii nagu kukub Miller näiteks. Et ta kindlasti oma stabiilsusega lõpuks on hooaja kokkuvõttes punktidega, ma arvan, ka Millerist eespool. Et ta ikkagi tuleb need sõidud lõpuni ja õpib iga sõiduga, nii et aga jah, mina pakuks, et ühe poodiumi uuel aastal võtab igatahes ära. Juba järgmine aasta? Juba järgmine aasta. Ma pakun ühte poodiumit. Vaatame, kas see täide läheb või ei lähe, aga mina raha panen selle peale. Nii julge pakkumine. Me peaks mingi ennustusvõistluse tegema. Topraki ennustusvõistlus järgmiseks aastaks. Mitu poodiumit ja kas üldse poodium? Kas üldse poodium. Aga ja ma ühe poodiumi peale võiks raha ära panna igatahes. Ja maailmameister, kes arvad, kes on järgmine aasta? No Mark. Raske nagu tema vastu panustada. Raske tema vastu panustada. Loomulikult ma loodan, et see punktivahe ei ole nii suur. Loodan, et sinna sekkub Paseki. Loodan, et sinna sekkub Alex. Et see vahe võiks minna väiksemaks ja see ikkagi see maailmameister võiks selguda ikkagi viimasel etapil. No meie Pekko. Pekko läheb oma taksikoeraga sinna Riimini randa jalutama. Miks sa ei usu Pekkosse? Sest ta tegelikult on ju kiire mees. On, et kui ta kõik klapib, siis ja Mark ei ole, siis ta võib võita. Kui Mark kodus on. Ühe sõidu ta võitis nii, et Mark oli kohal. Jaapani. Siis kui kõik oli tuksis tegelikult. Enne ei saanud ja pärast ei saanud edasi. Suitsu tuli sumpsist, aga sõitis lõpuni. See suits oli ka mingi naljakas viga, tuulutuse filter kinni. Ei tea, kuskil ainult ühele poole kallutades tuli seda. Veider see. Aga Pekko jah on kurioosne mees. Ma arvan, et nad panid lihtsalt, tegid õlivahetust ja panid liiga palju õli sisse. Et see on Ducatide tüüpviga, kui sa paned liiga palju õli sisse, siis ta hakkab sealt tuulutusest seda välja ajama. Ja tänavasõidu Ducatil sa pead, kui sa õlitaset tahad kontrollida, siis sa pead mootorratta laskma soojaks ja jätma ta täpselt 2 tunniks jahtuma ja siis sa saad selle õlitaseme paika panna.
selle klipi me nüüd lõikame välja ja saadame Gigidal Lignale. Et ta saaks oma õlivahetusprotseduurid üle vaadata seal. Sest et ilmselgelt ei olnud õlivahetusprotseduuri jälgitud Moto-Egis. Aga jah, Pekko kurioosne mees. Et see viimane etapp minu arust võttis ta hooaja nagu väga hästi kokku, nii et ta isegi ei kukkunud, vaid ta lihtsalt sõitis kruusa peale ja jäi kinni. Ja ta isegi ei proovinud seda mootorratast püsti tõsta, et edasi liikelda, aga... Et see ei ole ju tegelikult naljakas, see on raske olukord, kus ta on. Et see ei ole, sealt ei ole lihtne välja tulla. Ei, lihtsalt seda juttu on nagu nii palju ümberringi. Siis... See ring, noh, seda... Ma tean, neid meeme on nii palju. Kindlasti Valentino on see mees, ma ju ütlesin sulle. Alguses ju Pekka ajas vastu, ei ole sellel Margil ära midagi, et me saame hakkama. Aga lõpuks ikkagi läks nii, et... No see ei olegi nagu Margi süü ka, lihtsalt see ongi, kui sul on üks meeskonnakaaslane, kes on sust kogu aeg kiirem, siis on seal väga raske nagu enesekindlust säilitada. Aga jah, neid meeme on palju, kus on nüüd siuke kolmnurk, kus Pekka on tagasi ja siis läheb tuksi ja kõik on läbi ja... Et jah, võidusõitjana selles olukorras ei tahaks olla, et see on ikkagi, et su palju energiat kulub kogu selle sita peale nagu just, et lisaks veel sellele, et sul see mootorratas ei sõida nii, nagu sa tahad ja siis kogu see muu, mis seal ümber on, ma arvan, see on väsitavam isegi, kui proovida leida seda mootorrattal seda õiget seadet, mis võiks sobida. Ja nad panevad nagu nii üles alla ka, et see iga kord, kui on nagu üks hea trenn, siis on, no nüüd me leidsime üles, nüüd on kõik korras. Ja kõik on, järsku on täiesti teine jälle. Ja siis on järgmine päev on, ikka ei olnud kõik asjad korras. No kas või see Mandalikas start, ma olen küll stardid seal taga otsast, aga no nagu sa ei saigi stardist minema, et kõik olid juba minema sõitnud ja siis tema hakkas rahulikult minema alles. See on nagu see, mul sõber Roland kunagi sõitis rahvaliigat ja siis tema startis 3. kohalt ja kuna ta ei taht lihtsalt esimeses kurvis kellega võidelda, siis ta, ma arvan, pani käigu sisse, siis kui punased tuled kustusid. See oli umbes sama start nagu see Pekko Mandalika, kus ta lihtsalt ootas ära, kuni kõik lähevad. Ma ei tea, kui ma oleksin Pekko, kust ma pihta hakkaks nagu. Selles keskkonnas. Miks järgmine aasta peaks olema kuidagi teissugune? Kui see praegu... See suuri muutusi ei tuld? Mootorratas on enam-vähem sama. Kõik jätavad mootorrattad enam-vähem samaks. KTM testis uut aerot, Aprilia testis uut aerot. Ainult aerot on. Jep, et muud ei ole. Mootorid on samad, keegi, ma arvan, kiigesid raame midagi tegema ei hakka. Miks sa peaks nagu investeerima praegu 9 aastaks, kui... Teada, et need mootorrattad lähevad kõik muuseumisse. Võib-olla ongi need, kes praegu maas on, aga Ducati midagi nagu massiivselt ei arenda. Nad ka see aasta juba tegelikult sõitsid väga sarnase mootorrattaga. Ja, et kui sa oled Pekko, ma ei tea, mis nagu mindsetiga sa praegu talvele vastu lähed või nagu mille peale sa loodad. Et mis muutub nagu? Mis muutub. Sest seal on ka ikkagi meeskondades on ikkagi väga see, et kus insenerid ütlevad, et see peab olema, selle peab sõitma, aga ikkagi jääb arusaamatuks see, et kuidas ühel päeval nagu sõidab ja teisel päeval ei sõida üldse nagu. Isegi mitte natukene, et oleks ta siis, ma ei tea, näiteks 6 või 8, vaid sa oled 18. Et see on jah, üliveider. Ja kõik, see on nagu kõik asjad on niimoodi, et Pekka teeb nagu kõiki asju natukene halvemini kui Mark. Minu arust see hea näide oli Brno, kui neil need refiru errorid olid. Ja siis Mark lasi ainult ühe tüübi mööda. Pekka üritas mööda lasta ühte tüüpi, siis oli 3 või 4 rong pani mööda. Kõik asjad ta nagu üritab teha samu asju, mida Mark teeb, aga sa ei saa nagu kopeerida sellepärast, et sa ei saa teha asju paremini, mida üks mees on terve elu teinud. Ja jätka nagu oma stiili, tee oma asja,
see mingites elementides on ju ta ülitugev. Aga jah, meie ei saa seda korda teha, ainult selle õlivahetusprotseduuri saame. jah, suitsu ei tuleks rohkem. Aga Sarko, temal ka ju hooaja keskel me olime väga rõõmsad, kus me vaatasime, et Honda on seal ja Honda hakkab tegusid tegema. Honda lõpuks oligi hea, aga lihtsalt Sarko ei olnud. Sarkool juhtus midagi, jah? Läks raskeks. Honda ju aasta lõpus oli väga tubli nad ju. Mir võttis ju täitsa puhta sõiduga poodiumi, ei olnud nii, et keegi eest ära kukuks, vaid sõitis reaalselt poodiumile. Ja Marinigi ju oli ikkagi tubli ja korjas häid punkte. Ja nad olid peale seda viimast sõitu nii õnnelikud, et nad oma testipäevi vähemaks said järgmise aastaks. D-grupist C-gruppi. Või Honda ajalooga tootja võitleb selle nimel, et ta ei oleks kõige viletsamas nagu grupis meeskondadest. Et see on nagu karm, et siuksesse kohta oleme jõudnud. Aga jah, nad olid nii õnnelikud, eks kõigil oli nii siiber sellest, et nad terve aasta peavad testima kogu aeg. Järgmine aasta on kõvasti vabu päevi. Yamaha, et see aasta ka ju Quartararo ju on olnud nii lähedal. Silverstone'is ju põhimõtteliselt oli kõik kandiku peale ees ja siis lihtsalt see perse kukkus alla ja sinna ta jäi. Et siuksed naljakaid asju on nendel nagu juhtunud. Et kvalifikatsioonivõitjad on võtnud, aga kuidagi nagu sõite ei ole saanud veel sinna kohta, et sõitu ära sõita. Endal hakkab juba vaikselt see isu täis saama. Kui siin Yamaha tehniline pealik juba ütleb, et Quartararo vingub liiga palju Yamaha üle, et meest peaks suud vähe kinni hoidma. Et seal tundub, et seal sees on juba asjad väikselt käärima hakanud. Et ma millegi pärast arvan, et ta ei jätka selle Yamahaga 2027. aastal. Võib-olla. Praegu on nagu kaks samasugust, minust kaks väga sarnast olukorda. Üks on Quartararo Yamahaga ja teine on Acosta KTM-iga. Just, kaks ülitugevat sõitjad. Tassivad oma tootjat lihtsalt seljas. Ja kumbki ei ole rahul ja mõlemad tunnevad, et neil hakkab nagu aeg otsa saama. Aastad lähevad. Acostast ma saan veel, selles mõttes, et KTM on ta sinna aidanud, on ju, et ma saan aru, et tal on mingisugune auvõlg on ikkagi selle brändi ees olemas, aga Quartararal on küll see, et päris kaua on juba nagu proovitud. Just, et antud võimalusi aga eks saab näha, kuidas see V4 lõpuks sõitma hakkab, et siiamaani tagasiside ei ole väga positiivne olnud minu arust. Minu arust kõik sõitjad on öelnud, et mured on täpselt samad, mis on rida 4-ga. Mootorratas ei ole muutunud põhimõtteliselt. Natuke kitsamaks on läinud ja ega muud ei ole midagi. Kaks plokiga need tihendit on ühe asemel. Ja KTM on nagu ka kuidagi ei ole seda sammu teinud minu arust. Acostal on mõned head nädalavahetused, kus ta särab, aga ta sõidab üle piiri. Üle igasuguse mõistuse piiri. Nägin ise oma silmaga pealt, kuidas reedesel päeval siis Valenciasse tagumine sirge, see kiire kurv ja sinna pidurdamine, kuidas ka tüüp surus nagu ikkagi nagu seda kohta kõvasti. Ja ühe korra läks ikkagi näpust ära ka nii, et läks liiga külge ette, võttis kinni, jalad lipa-lappa, pani sinna müüri poole. Et oli näha, et ta ikkagi nagu ta tahtis. Ta surub jah. Üks see Portimao sprint oli, kus näidati päris palju Acostat. Ja siis Portimao viimane kurv üle nuki. See oli ka iga ring, kui ta tuli, mõlemad rattad nagu mitte maast lahti, aga ikkagi täiesti näed nii, et see ei ole nagu normaalne riskipiir. 10 korda võib õnnestuda, aga see 11. kord enam ei õnnestu. Ducatid Apriliad tulevad sealt niimoodi ujuvad üles ujuvalt ja siis tuleb Acosta oma KTM-iga, nii et
ausõna peale püsis ainult mootorratta seljas. Ja temast jah, saab nagu, ma saan nagu aru tema sellest vingumisest, et see, et ta on võimeline rohkemaks. jah, tema nagu talent on võimeline kõvasti rohkemaks, kui ta praegu teeb. Aga natuke naljakas on vaadata ja iga intervjuu, kui ta poodiumil on, siis tal on juba siuke kuradi ülim pettumus nagu paistab ta silmist. Et ta ei ole seda võitu saanud. Et siin ümberringi inimesed saavad neid võite. Aldegeer sai enne teda. See võis teda ikka ülikettas saada. Et eks jah, niimoodi vaimselt kindlasti rõhub ja siis sa surudki võib-olla mingeid kohti lihtsalt üle ja data on ju ka kohe sedavõrd näitab sulle teist pilti. Kes meil veel põnevates kedagi on? Sul oli aastanumbrites oli sul? Aastanumbrites jaa, näiteks palju keegi kukkunud on sellel aastal. Mina arvasin enne, kui see välja tuli, see tabel, siis mina olin kindel, et tabeli esimene on Mir. Aga Mir on hoopis 1, 2, 3, 4, 5. Ja tabeli eesotsas on Sarko. Ja ma ei tea, kust on salaja kukkunud need kukkumised kuskil, aga mina neid Telekasse pole pääsenud. Telekasse pole nende kukkumistega pääsenud väga. Aga Sarko on pand 28 matsu, Miller 25, Alex Marquez 23, Morbidelli 23, ehk siis esiots on ikkagi Acosta 21. Et nad on ikkagi püherdanud päris palju seal põllu peal. Aga kes on nagu terve hooaja kaasa sõitnud, siis nendest, kes ei ole ühtegi etappi vahele jätnud, näiteks Giantonio, siis tema on kukkunud ainult 5 korda. Terve aasta peale? Terve aasta peale ainult 5 korda. Ei ole vilets tulemus. Et teistel on juba Luka Marini on olnud mitu etappi väljas on ju, kuna tänu vigastusele. Et siis neid ei saa arvesse võtta, aga jah, kes on kõik etapid kaasa sõitnud, kõikides startides olnud, siis tema on jah ainult 5 kukkumisega. Et sealt järgmine, kes kõik etapid kaasa sõitnud on Alex Rins ja tema on siis 9. Et seal Fabio Quartararo näiteks 13, Marc Marquez 14, ta oli ka päris palju etappe sõitmata. Tema tegi jah niimoodi, et ta võitis tiitli ära ja läks kohe puhkuma. sai koju ära minna, et vaatas diivani pealt. Ta läks oma seda lõpupidu korraldama, mis nad see nädalavahetus tegid. 28 Koldri ringi panna on päris suur number aastas. On. Aga ta on kuidagi niimoodi kukkunud, et ta pole haiget saanud väga. Sarkooma mõtle. Et tal ikkagi jah, on kõik etapid sõitnud ikkagi ja ei ole ühtegi luud murdnud, et vähemalt ei tea, et ta oleks. Tänapäeva need mootorrattad kuidagi need kukkumised on nagu kiired ja valusad suhteliselt tihti, et ülipalju on vigastusi ja ülipalju jäetakse ja sõite vahele. Nõmedaid, raskesti ravitavaid vigastusi on päris palju. Ja eks kiirus on suured ka, et kui ikkagi hakkad seal laperdama nii nagu Marquezki on ju, et siis lihtsalt oma keha inertsiga sa lõhud ennast ära. Et ei tea palju siis kombesid läks neil. Ilmselt. Rohkem kui mul kindlasti. Mitu kombet sul see aasta läks? Minul oli kas IDM-i kombesid äkki 6 ja siis 3 endurance'it ja 3 stocki endurance'it, ehk siis kokku 12 kombet siis see aasta. Aga terveks jäid ju enamus? Terveks jäid jah, ainult IDM-i kombesid läks siis, ma arvan, kas 3 või 4 tükki läksid katki. Viimaseks etapiks ma panin uue selga ja siis sellega ma püherdasin sinna muda sees poriloiku kohe. Aga jah, ei, kombesid on nagu hea kombe võlu on see, et sa saad selle kukkunud kombega ka edasi sõita. Pole auk sees kohe. Just. Ja selleks pead ikka väga suure kiiruse pealt kukkuma, et
et sinna mingi auk väga sisse kauaks kuluks. jääma asfaldi peale lohisema, et Siis hakkab tagumikul kuum ka juba. siis peab külge keerama, et üks läheb soojaks, keerad teise külje ja lased edasi. Mis talvel? Talvel sõidame erinevate radade peal. Nüüd olin natuke üle kuu aja Hispaanias, tegime noortega laagri. Siis 2 laagrit suurtega, üks oli Barcelonas, üks oli Aragonis. Ja nüüd siis Kuidas läks? homme lendan tagasi. Läks niimoodi, et noortega oli väga positiivne. Joppas ilmadega, saime täitsa head suve, 29-30 kraadi. Kõik rajad, kus sõitsime, sõideti eelmise talve rekordid üle juba esimesel päeval. Et igal juhul see Saksas sõitmine on andnud nagu kõvasti juurde. Et nii nagu ka Eesti ajad sai üle sõidetud, nii ka Hispaanias kohe nagu esimesest päevast alates ja korralikult üle, et selle üle on igal juhul hea meel. Ja äge on see, et nüüd meil saabus ka üks 190-ne, ehk siis Tristan läheb nüüd võimsama mootorratta peale. Et saab nüüd näha, et selle saime nüüd peale seda Valencia noorte MM-i siis kätte. Ja sellel neljapäeval ka sinagi siis tuled Hispaaniasse ja saad natukene käristada, et eks vaatame siis, paneme korra sind ka selle 190-se peale, et kuidas tunne on, saad väikseid kutte kiusata. No, on hea. See sobiks hästi. Ja muidu jah, Barcelona laager oli kihvt, et rada on üliäge. Harrastajad, kes sõitmas käisid, olid väga rahul. Ilmaga ka vedas, oli ikkagi soojad ilmad. Ja Aragon oli ka okei. Aragonis oli muidugi üks päev läks veits aia taha, kuna oli räige udu ja sõita ei saanud. Aga 2 päeva olid ikkagi väga okei tingimused ja trennid läksid igal juhul asja ette. Ja nüüd ongi siis noorte laager uuesti ja detsembris Valencias harrastajad ja siis saab selleks aastaks tõmmata joone alla, et Tihe graafik. Jõulud ja aastavahetus saab vähemalt kodus olla. Hapukapsast ja verivorsti süüa. Nii et on paha olla. Jah. Meil ongi seekord siis lühem osa lihtsalt. Vaatame siis, mis detsembris äkki aasta viimase saate teeme siis külalisega. Nii et aitäh vaatamast, kuulamast ja järgmise korrani. Nägemist.